Tere õhtust! Hea mõte. Tere siis uuesti. Mul on väga hea meel, et te olete kõik siia täna õhtul jõudnud. Järgmised 1,5 tundi umbes saate kaasa mõelda ja arutada teemadel, mis võib-olla ei ole alati kõige mugavamad arutada, kuid tänapäeval ma arvan, et meil on seda vaja teha üha enam ja enam. Ja selle tõttu me täna siia olemegi jõudnud. Ma räägin natuke ka põhjusest, miks me siin just täna ja selles koosseisus oleme. Eelmisel aastal kutsus Progressiivne liikumine koostöös Feministeeriumiga ellu projekti Nõusolek ja teised asjad, mida sa koolis ei õpi. Ehk siis see on projekt, mille eesmärgiks oli tutvustada seksuaalset nõusolekut ja loodavat niinimetatud nõusolekukultuuri või nõusoleku seadust ja teha seda Eesti koolides 7. kuni 12. klasside õpilaste seas, et luua koos hoolivamat ja turvalisemat nõusolekukultuuri ja meie tulevik võiks olla natukene helgem. Sellel aastal on projekt saanud Euroopa Solidaarsuskorpuse toel jätku ja täpselt nagu eelmiselgi aastal koolitatakse välja grupp noori vabatahtlikke. Seda teevad Eesti tuntud spetsialistid antud teemadel ja pärast põhjaliku ettevalmistust saadetakse need noored Eesti koolidesse, kes nad kutsuvad enda juurde. Ning sellel aastal on lisaks koolitamisele meil kavas ka artiklid erinevates Eesti meediaväljaannetes ning samuti üle 2 kuu, iga teine kuu me korraldame sellise paneeldiskussiooni, kus siis asjatundjad saavad arutada teemadel, mis puutuvad otsapidi nõusolekusse ja kindlasti puudutavad peaaegu meid kõiki. Mina olen Riin, eelmise aasta vabatahtlik koolitaja. Sellel aastal löön projektitiimis juba kaasa. Ja ma teen seda tööd väga suure innuga ning ma arvan, et täpselt sama saab öelda ka meie tänase õhtu moderaatori Angeelika-Maria Ploomani kohta, kes on avatud kooli seksuaalkasvatuse õpetaja ja Eesti Seksuaaltervise Liidu liige. Nii et ma annan teile nüüd lava. Palun! Kõigepealt tere õhtust, aitäh, et te siin olete ja nii nagu ma sain juba tutvustuse, siis mina olen Angeelika ja ma olen seksuaalkasvatuse õpetaja. Õpetan 7. kuni 9. klassis vabaainena seksuaalkasvatust ja tegelikult vajadusel annan ka väiksematele tunde. Et kindlasti ma arvan, õhtupoole saame rääkida sellest, et kui on lapsed ja pornograafia, mis see endaga kaasa toob. Aga minuga laval on 3 väga asjatundlikku inimest. Kõigepealt minu kõrval on Jana Belov, Eesti Seksuaaltervise Liidu president, naistearst ja noorte nõustaja. Siis järgmine isik on Francesco Orsi, kes on siis Tartu Ülikooli eetika kaasprofessor ja annab seksuaaleetika ainet. Ja siis on punases Annika Tamme, kes on kliiniline seksoloog ja seksuaalterapeut, Tartu Ülikooli psühholoogia doktorant ja veel noorem lektor. Tervist! Aga äkki soovite enda kohta veel miskit öelda? Ma arvan, et sa tegid nii ilusa tutvustuse meile kõigile. Okay, väga hea. Aga võib-olla me tegelikult juba enne diskussioon läks käima, enne ka, kui me Riinuga korraks linnas kokku põrkasime ja tegelikult ka ise mina eile õhtul mõtlesin nende teemade peale, et mis see eetika ja pornograafia üldse on. Kas need saavad üldse koos käia ühes lauses? Kas on olemas eetilist pornograafiat? Kõige kiirem võib vastata.
ma hea meelega esimesena vaataksin eetika kaasprofessori otsa siis. Et jah, ütleme nii, et pornograafia nagu tekitab eetilisi küsimusi nagu seks üldiselt. Nii et selles mõttes ütleme, pornograafia eetika on üks peatükk seksi eetikas. Nii et selles mõttes on üks teema, mida filosoofid on käsitlenud päris palju ja ühel pool tuleb nagu defineerida, mis on pornograafia ja mis eristab pornograafiat teistest asjadest, näiteks erootika või midagi, mis nagu paistab või nagu pornograafia, aga pornograafia ta ei ole. Ja teisel pool nagu jah, eetilised küsimused. Ja tundub mulle, et on nagu kaks sorti võib-olla eetilisi küsimusi pornograafia kohta. Üks on need küsimused, mis tekivad pornograafiana tegemisel, produtseerimisel, nendel kohtadel, kus filmitakse midagi või pildistatakse midagi. Ja võib-olla teised küsimused on pigem pornograafia tarbimise kohta, et milline võiks olla pornograafia eetiline või moraalselt vastuvõetav tarbimine. Et siis kaks erinevat küsimust. Et ma julgen öelda, et esimene sort, et millal on pornograafia tegemine eetiline, see võib-olla ei tekita suuri nagu probleeme selles mõttes, et seal on kindlasti küsimused näitlejate nõusoleku kohta, ekspluateerimise kohta, ja. Aga need küsimused on juba käetud üldisemalt tööeetika alal. Võib-olla on spetsiifilisi küsimusi, mis tekivad just pornograafia kohta. Näiteks oli selline küsimus, kas pornonäitlejad peavad kandma kondumi, kas peaks olema selline seadus, mis kohustab režissööre või produtsente nii, et näitlejad peavad kandma kondumi näitlejad. Aga teine sort küsimusi, et milline on eetiline tarbimine, no seal on olnud võib-olla rohkem, seal on kirjutatud rohkem filosoofias, et palju vastuseid on olemas, aga ma ei hakkaks võib-olla nüüd, aga lihtsalt, et kaardistada, et on olemas need kaks. Võib-olla ma küsin siia vahele, et mis asi on erootika, mis vahet on erootikal ja pornograafial? Ja võib-olla sealt edasi minnes, kui meil on olemas mingisugused fenomenraamatuid, mis said filmiks ja nii edasi, et kuidas mina tarbijana tean, et see on eetiline? Sest et pornograafia võib olla ju tehtud igate moodi ja ma justkui tean, et need näitlejad võivad olla, justkui on kaitstud kõige eest lepingutega, preservatiividega, aga kuidas ma tarbijana tean, mis on eetiline ja kas on eetiline ja mis vahe siis ja kus see piir jookseb erootika ja pornograafia vahel? Seal oli väga palju küsimusi. Oli väga palju küsimusi, aga minu peas on need kõik omavahel seotud. Okei. Ma näen, kuidas nad on seotud ja ma näen, et on palju. Aga ma siis hakkan ühest otsast minema ja ma hakkan võib-olla just sealt porno versus erootika koha pealt minema.
sellepärast et ka täna, selleks, et võib-olla natukene valmistuda, akadeemikuna ikka loed natukene ennast sisse nendesse teemadesse ja üritasin, mis ma üritasin, mina ei leidnud üles mingit sellist väga head ja tabavat piiri, et vaat, siit ettepoole on erootika ja siit tahapoole läheb pornoks ja küll aga võib-olla sellises ühiskondlikus pildis me justkui tajume on ju seda, et erootika on kuidagi maru hea ja tore ja seda võiks tarbida ja see on ju siuke pehme ja positiivne ja toetab seksuaalsust ja porno, see on paha. See on siuke kole, see on siuke võigas, hästi vägivaldne kindlasti. Ma kusagilt lugesin ka seda päris ilusat piltlikustamist, et erootika on justkui selline pitspesus brünett ja porno on siis siuke väga võigas suurte rindadega blond, keda siis kindlasti objektifitseeritakse ja temaga tehakse üsna vägivaldseid seksuaalseid tegusid. Et justkui selline nagu tajutav vahe on, aga kui me päriselt hakkame sinna nagu sisse vaatama ja neid piire tõmbama, siis mulle tundub, et neil tegelikult ei ole üldse nii kerge vahet teha peale selle, et mulle tundub, et me kipume ühele andma moraalselt positiivsemaid hinnanguid kui teisele, just sõna konnotatsiooni mõttes. Mulle tundub. Mul tekkis tegelikult üks mõte, aga see läheb juba võib-olla koolilaste juurde. Et kui ma olen nende õpilastega rääkinud pornograafiast, siis päris paljudel on see seos, et kõik see, mis on pornosaitidel näiteks, see ongi see, mis on porno. Aga kõik see, mis on sealt väljaspool ja kui nad näiteks ise levitavad mingit pilte teineteisest või on sattunud kuskile, kergelt öeldes jamadesse, siis see nende jaoks ei ole. Et see on justkui pehmem variant sellest, mis oleks lubatud. Ma kohe hakkaks sealt kinni ja ma tean, et sa kasutasid praegu oma õpilaste sõnu, mitte enda omi, on ju. Just. Siis ma hakkaks kohe kas või sellest pihta, et aga mis asi on pornosait? Et jälle on ju, et võib-olla kui ongi on ju pornhub.com, ilmselgelt, ma arvan, et enamus inimesi nõustub, et see on porno, on ju. Kui me räägime näiteks sellistest saitidest nagu Tipsi, mis on siis audio, porno, kus sa võid kuulata siis nii selliseid stsenaariumeid justkui kolmandas isikus, kui justkui partner kirjeldamas. Kas see on pornosait? Siit on vastus, küsimus õigemini. Laste jaoks või noorte jaoks, võib-olla ka täiskasvanute jaoks on erinevus pildil ja videol, et seda tajutakse erinevalt. Või näiteks ka raamatud, on ju? Ma pean, filosoofid ei tee seda vahet. Et kindlasti pornograafia võiks olla nii film kui pilt kui isegi kirjandus. Et ma saan aru ikka, et noored, kui ma ei oleks filosoof, võib-olla mina ka teeks seda vahet, et pilt ei ole või alati ei ole nagu, isegi ei saa olla pornograafia, aga film kindlasti saab olla ja kirjandus üldse ei ole pornograafia, aga ma arvan, et siin peame natukene nagu selgust teha, et pornograafia kindlasti saab olla nii filmid kui pildid, kui kirjandus, kui ma ei tea, audiod ja teater või performance pigem nii, et selles mõttes on huvitav nagu näha, kuidas noored nagu tajuvad. Jah. Ma arvan, et siin väga palju see tulebki nagu see enesetaju, et mida nii-öelda mina või sina või konkreetne inimene ise nagu tajub, et see on minu jaoks porno, see on minu jaoks erootika. Aga jah, see probleem ongi, et kuidas sa teed seda, kuidas seda noortele siis selgeks teha seda vahet, et see ei ole lihtne. No on huvitav, et mille nagu alusel nad teevad seda vahet, sest näiteks on filosoofia, kes on öelnud, et porn või porno ei ole midagi muud kui pornona või pornoks käsitlemine.
millegi pornoks käsitlemine. Et aga sa käsitled midagi pornona, kui sa kasutad seda, mis iganes, võib-olla filmi või pilti erutuse pärast, enda erutuse pärast. Siis võib-olla inimesed, kes nagu teevad vahet erootika ja porno vahel, siis võib-olla nad ei kasuta erootikat enda erutuse pärast, aga lihtsalt, ma ei tea, visuaalse naudingu pärast või midagi sellist. Ja oleks huvitav nagu küsida, mille alusel. jah, et üks on nagu kunst ja teine on siis midagi lihtsalt kasutamiseks. ja ma mõtlesin lihtsalt, et võib-olla ka, kui me räägime jälle nendest veebisaitidest, siis kui sa sinna lähed, siis seal on need küsimused, kas sa oled üle 18. Et ma arvan, et võib-olla ka see tekitab mingit seost, et seal on midagi, mida muidu ei tohiks vaadata. Et ta võib olla justkui nii-öelda karmim või keelatum. Et sellepärast võib-olla tarbivad, no kui me räägime alaealised, seda salaja teatud vanuseni. Täiskasvanud ka. Aga ma arvan, täiskasvanud on juba vist üle 18. Aga tarbivad kohati ikka salaja. Jaa, seda ka kindlasti, jah. Aga näiteks, no kui ma mõtlen väikeste peale, täitsa algklassi lapsed, siis nad teavad, et see on täiesti keelatud nende jaoks siis. Aga mõned lapsed ütlevad väga selgelt, et minu vend on 14, tema võib. Et tema küll käib nendel saitidel. Millest ma saan täiesti aru, nagu seksuaalkasvatuse õpetaja koha pealt. Aga samamoodi see on nagu stigma, et vanematelt, nii ka mõningatelt psühholoogidelt, mida ma olen kuulnud, et ei tohi vaadata, aga kas seda siis võib vaadata? Sest et tegelikult, kui me räägime pornograafiast, siis seal on, kuidas ma ütlen, me õpime kõiki asju jäljendamise järgi. Söömine, kõndimine, aga kõik see, mis pornos on, seda ju ei õpi kuskilt. Keegi ei õpeta mulle, kuidas seksida. Et see on kuskilt õpitud visuaalselt materjalist võib-olla, eelkõige võib-olla tänapäeva noortel. Aga kas see on õige? Kuidas peaks seda õppima? Või kas seda peaks üldse õppima? Ma võin siis võtta. Mulle nagu peaaegu alati, kui ma pornost koolitan või räägin või see teema tõstatub, siis peaaegu alati tuleb see küsimus, et kas lapsed peaksid pornot vaatama või nägema. Mulle tundub see eos üsna naiivne või üsna vale küsimus. Sest küsimus, ma arvan, ei ole selles, et kas need lapsed peaksid pornot vaatama. Mulle tundub, et realistlikum on võtta praegu see fakt, et me ei pane seda Pandora laekasse enam tagasi. Noh, me võime panna on ju need, kas sa oled 18 ja siis 8-aastane ütleb, et jah, olen küll, on ju. Et me võime siin loomulikult moralistlikult istuda ja rääkida, et jaa, ei, see on ikka maru paha, nii ikka ei tohi. Ikkagi inimesed ei tohiks õppida pornost seda, kuidas seks käib, on ju. Aga täpselt nagu sa ütlesid, inimesed sotsiaalseid situatsioone õpivad matkides, õpivad kogemustega. Me võime siin, on ju, suured eksperdid tulevad kokku ja otsustavad, ei, pornost ei tohi seda enam õppida. Ja siis muutub mis? Muutub mitte midagi. Sellepärast, et just sellise küsimuse puhul mulle tundub, et probleem ei ole nagu pornos endas jälle, vaid küsimus on selles laiemas kontekstis, et meil ei ole seda kõrvutada mitte millegagi. Just see, et meil ei ole mingit, kui me võtame jälle sellise mainstream porno, on ju. Ja ma loodan, et me jõuame sinna ka, et võib-olla mis seal on sellised oma küsitavused ja võib-olla oma sellised aspektid, mida tal on meile anda. Aga et kui meil ei ole seal vastukaaluks mitte midagi, siis probleem on nagu pigem minu arust selles. Me näeme seda võib-olla üleüldiselt meedia tarbimisega, on ju, et kui inimestel ei ole väga vastukaaluks midagi,
siis lihtsalt see, et me ütleme, et ära seda tõsiselt võta. No aga mida ma siis võtan? Sellepärast, et kui me räägime seksuaalsusest, siis kõik tahavad olla piisavalt head partnerid. Kõik tahavad pakkuda, või olgu ma ei räägi kõigist, aga üldiselt inimesed, eriti võib-olla suhetes teistega, kes on neile kallid, tahavad parimat. Ja kusagilt me tahame aru saada, mis see norm on. Ja kui ei ole muud info välja, siis mulle tundub, et võib-olla see on nagu suurem probleem ja see minu silmis võib olla olulisem fookuspunkt. Ma olen igati nõus. Aga võib-olla siis ma küsin siit edasi, et mis asi see mainstream porno on? See, millega kõige lihtsamini kokku puututakse. Pornol on väga palju erinevaid valdkondasid. Ma loodan, me jõuame nende juurde. Aga mis asi see mainstream porno on? See oli nüüd mulle. Kõikidele. Mu arvus, et sellist asja enam ei ole. Et pole mõtet nüüd praegu nagu meie nagu aial rääkida mainstream pornost versus mitte mainstream porno, sest see nagu pakkumine on nii erinev, varieerub nii palju, et see kogu see mõiste mainstream porno tal ei ole enam mõtet, aga ja ei ole nii lihtne eristada mitte mainstreamist, ütleme nii, et on igasugu pornograafia. Jah, nii et... Ja, et võib-olla kui sa lihtsalt paned otsingusse seks ja see esimene pilt, mis vastu tuleb, eks ole, võib-olla oleks kõige selline lihtsam näide mainstream pornost, aga kui sa juba panedki sinna mingisuguse muu lisanduse juurde, eks ole, siis see tuleb täpselt sama lihtsalt esile, et kui mingisugune väga spetsiifiline huvi on, seda väga pikalt otsima ei pea, ma arvan. Huvitava vahemärkusena, kui ma siis mõtlesin, et ma siis vaatan, et mida see Dr. Google mulle räägib eetilisest pornost ja panin Dr. Google'isse üritades võimalikult siis välja jätta algoritmist oma siukesi võib-olla mõjutusi ja võimalikult siis mitte ka oma arvutit otseselt kasutades. Panin Google'isse, et eetiline porno ja kõige esimene sait, mida Dr. Google mulle pakkus, oli Pornhub, mis pani mind muigama. Ma olen täiesti nõus sellega, et meil sellist valikut on juurde tulnud. Ma olen täiesti nõus sellega, kuni problemaatiliste piirideni, et on väga kerge kätte saada põhimõtteliselt igasugust pornograafiat, ka sellist pornograafiat, mida võib-olla ei ole isegi väga legaalne, ei tarbida ega toota. Aga mulle tundub, et selline kõige kergemini kättesaadav tasuta pornograafia kipub praegu veel omama mingeid selliseid seaduspärasid. Aga mulle tundub, et see on, et vähemalt valiku võimalus on järjest enam suurenemas. Et sellega ma olen igati nõus. Aga kui rääkida, no ma ikkagi mõtlen nende samade sõnade peale, et ma ei saa öelda mainstream tõesti, aga on mingid kindlad, võib-olla rohkem levinumad ikkagi, mingid kindlad vaatenurgad, siis pornograafia kipub olema naiste suunas, pigem selline vägivaldsam või jah, aga miks see nii hästi levib? Sest et päris paljud, tegelikult kui ma tundides olen rääkinud sellest, siis mida noored ise jagavad enda teadmiste põhjal, ongi see, et kiputakse ütlema, et see on pigem selline naisi alandav. Mis on teie seisukohad? Ma just täna lugesin mingit statistikat, mis tuleneb mõnest aastat tagasi, et nagu vaatajate eelistused on hoopis
pigem ütleme nii, ma ei ütleks täiesti egalitaarse porno nagu kasuks, aga kindlasti mitte vägivaldse, eksplitsiitselt vägivaldse porno kasuks, sest see tegelikult meeldib ainult väestele, kellel on sellised võib-olla kalduvused. Aga nii et selles mõttes tuleks lihtsalt nagu natukene statistikat nagu jälgida. Kindlasti siin on raske, uuringud on rasked siin, sest inimesed ütleme nii, ei räägi tõtt, aga mulle oleks nagu suur üllatus, kui oleks nii, et enamus vaatajaid eelistaks ikka nagu vägivaldset pornograafiat. Nüüd, kui rääkida naiste alandmisest, et tähendab näiteks filmid, kus naised on pigem kuidas öelda, madalamas positsioonis. No see on nagu interpretatsiooni küsimus, mulle tundub, et kuidas interpreteerida, kuidas võid mingi nagu keskmine vaataja interpreteerida neid stsenaariume või ja et ega muidu mulle tundub, et no, üks asi, tuleb statistikat koguda, teiseks ma kipun mõtlema, et enamus inimestele ei meeldi tegelikult vägivaldne pornograafia, et siis tuleb vaadata, kas on mingi nagu alatekst, mis ongi vägivaldne ja ütleme naiste vastu, naiste vastane, et selles mõttes jah. Veel mõtteid? Liiga optimistlik võib olla, ma olen mõtteid on omajagu. Selles mõttes, et ühelt poolt ma ka jah, võib-olla võtaksin natukene kinni ka sellest, et ma lõpuni võib-olla ka ei mõistaks hukka kõike, mis võib olla seotud näiteks võimumängudega. Sest mida me teame inimeste sellisest erutuvusest on see, et erinevad võimumängud seal nii ühtepidi kui teistpidi inimestele kipuvad olema üsna sellise erootilise laenguga, üsna erutava laenguga. Me teame seda, et põnevus on üsna erutava laenguga. Me teame, et erinevad tabud ja nende ületamine on üsna sellise erutava laenguga. See on ka võib-olla üks selline teooria selle taga, et miks viimasel ajal on üks ja kindlasti mitte ainus teooria selle taga, miks võib-olla on päris suur selline tõusutrend olnud igasuguse sellise markeeritud pool incest pornoga, just siukesed stepdaughter, stepfather, kasu, kõik asjad, aga kuna legaalselt ei tohi panna ilma kasuta, siis kindlasti markeeritult on ju sellised igasugused kasu vanemate suhted, mis on sisult väga suur tabu. Ja seal neid põhjuseid on veel, miks arvatakse, et see kuidagi nii suure tõusutrendiga viimasel ajal olnud on. Et mingi piirini see selline võimudünaamikate ja sinna taha vaatamine, ta on nagu psühholoogiliselt loogiline. Ja eriti, kui me võtame siia ka sellise ajaloolise tausta, on ju, et kui meil ajalooliselt võib-olla selline pornotööstus ka on rohkem olnud meeste poolt ja meestele, tänapäeval me näeme, et järjest enam on hakatud tootma nii siis selline naiste poolt naistele, kui ka järjest enam sellisest binaarsusest väljaspool erinevaid kehasid, erinevaid seksuaalsuseid. Et seda kõike on järjest enam juurde tulnud. Aga teisalt on ka see, et me ei saa välise põhjal hinnata seda, kas tegu on vägivallaga, mis pannakse toime kellegi vastu, ja me teame, et inimestel on ka erinevaid eelistusi. Nii me räägime sellistest võimumängudest, nii me räägime erinevate aistingute loomisest, mis võivad näha kellelegi välja üsna võikad,
aga sisuliselt me teame, et inimestel on võime anda selle jaoks nõusolekut ja siit tuleb jälle sihuke konks, on ju, et väliselt kohati on väga raske teha sellel vahet ja sellepärast me näeme, miks ka on teatavaid riike ja teatavaid piirkondi, kus näiteks juriidiliselt on see lahendatud nii, et inimesel ei ole juriidiliselt võimet justkui anda nõusolekut endale siis kahju tekitamiseks. Noh, mis käib otseselt teatavate kogukondade vastu, on ju, kellel võivad olla need eelistused ja tegelikult täiesti konsensuslik tegevus. Et siin hakkavad tekkima sellised üsna hallid alad, mida jälle tahaks kuidagi väliselt näidata näpuga ja öelda, et ei, vaat see on hästi paha, on ju, aga tegelikult ja võib-olla siin tulevad ka sellised minu väärtused ja uskumused sisse, on ju, minu üks selline uskumus või hoiak on see, et täiskasvanud inimesel peaks olema ka õigus näiteks valida riske oma ellu ja valida, kus see balanss täpselt on ju. Et mitte öelda, et igasugune selline vägivalla markeerimine on okei ja võiks teda hästi palju olla, aga mulle tundub, et ka selle üheselt hukka mõistmine võib-olla on natukene liiga ekstreemne, no võib-olla vägivald on siin ka vale sõna kasutada, aga väliselt, mis võib näida justkui kellelegi vägivaldne, ei pruugi sisuliselt tegelikult üldse vägivaldne olla. Aga kui me räägime näiteks näitlejatest, siis mis teeb näitlejate jaoks pornograafia eetiliseks? Kui ta teeb seda kõike niivõrd vabatahtlikult, kui ta saab seda teha ja ta saab ka õiglast tasu selle eest, teda ei ole sunnitud tegema mingeid filme, stseene, millega ta ise nõus ei ole või temale haiget teevad või talle ei meeldi aga lõpuks on ka see, et kui me võtame pornonäitleja või tavaline filminäitleja, et seal samamoodi võib-olla on mingisugused tseenid mitte pornofilmis samamoodi, mida võib-olla talle ei meeldi teha või et eks see piiri tõmbamine on, ma arvan, ka keeruline siin samamoodi. Mulle tundub, et üks võib-olla selline eripära, mis just sellisel visuaalsel pornol võib-olla on, mida võib-olla just sellisel tavanäitlejal nii tihti ette ei tule, on see, et mida me teame, on see, et pornonäitlejad jälle tihemini kipuvad olema nooremad inimesed, kes võivad teha valikuid ühtedel põhjustel, mis hiljem nende elus enam ei päde. Ja siis selle sisu eemaldamine internetist võib olla kohati väga küsitav just tänu sellele, et jah, võib-olla see produktsioonifirma, mille alt seda toodeti, võis seda teha väga eetiliselt ka oma maksumüüride all, aga mida me teame, on näiteks see, et sellistel saitidel nagu Pornhub ja teised sellised Tube'i tüüpi platvormid, seal on väga palju varastatud sisu. Mis tähendab seda, et kuigi inimene võis olla nõus väga eetilistel alustel, temaga võidi olla räägitud läbi ja nõusolek saadud väga eetilistel alustel, siis ja võib-olla isegi sellelt saidilt võetaksegi maha tema palve peale, sellepärast, et on ka piisavalt firmasid, kes võtavad vastu selliseid avaldusi, aga keegi ei saa garanteerida, et see sisu nüüd päriselt olekski läinud, sest me teame, et päris paljudel sellisel üleüldse sekstöötajatel võib olla väga raske siis hiljem sellest tööstusest väljuda ja pigem jälle tänu ühiskondlikele hoiakutele kui võib-olla muudele põhjustele. Just, see oli ka tegelikult mu see järgmine mõte, et mis saab edasi. Et kuidas, äkki teil on statistikat selle kohta või mingeid uuringuid, tausta, et mis saab edasi nendest näitlejatest, kui me räägime nüüd pornograafilisest filmist? Või tahetakse sellest, kuidas ma ütlen, mingil hetkel võib-olla lõksust, isegi kui see on nagu eetiline olnud terve aeg, aga kui ei saagi neid filme maha. Ma arvan, et siin on küsimus just riskidest, mida sa varem rääkisid, et pornonäitleja, kui ta on ikka vabatahtlik ja nii edasi, ongi valmis, ütleme nii, paljudele inimestele
ja ta ise ei tea nagu mitmele inimesele enda keha ja enda ütleme nii, tegusid lihtsalt näitama. Ja see asi, ütleme nii, see asi toimib nii, ütleme nii, publiku arvude mõttes, aga nii publiku mõttes kui ka ütleme nii, tuleviku ja aia mõttes. Et mulle tundub, et näitleja peaks olema selline, kes juba teab, et see pilt teemast lihtsalt jääb ja on paljudele ja saab olema paljudele lihtsalt kättesaadav. Et enda ütleme, kustutamine, see ei ole isegi võimalus, ma arvan. Ma kardan, et on nii, et kui rääkida riskidest, siis see on üks nendest riskidest, mida näitleja kindlasti peab kuidagi kaaluma ja ma ei oska nüüd ütelda, kas see on nagu liigne risk, et me ei peaks kuidagi, et ühiskond ei peaks lubama nagu sellist riski võtmist, jah. Aga see töö on selline, ma kardan, et ei saa lihtsalt üks päev ütelda, et kustutage minu pildid internetist, see lihtsalt ei ole nii. Aga kui liikuda nüüd mitte visuaalsest, tähendab, et siis visuaalse porno juurest kirjaliku pornograafia juurde või näiteks selle, mis see lehekülg oli, mis ütlesid see kuulmisega seotud? See konkreetselt ta vist on ka äpi, kui rohkem on tipsi. Just, et kas need saidid ja sellisel kujul pornograafia on suunatud erinevatele inimestele või kellele on see siis suunatud? Ma arvan, et siin mulle tundub, et selle vastus on umbes sama, kui küsida, et kellele on suunatud porno, sellepärast, et ma arvan, et täna, nii nagu minu arust Jana, sa ütlesid oma sellest postituseski, et see, kes otsib, see leiab tänasel päeval. Et kureerida ja leida sisu, mis on just sulle ja see, mis sulle meeldib, on tegelikult üsna kerge. Selle võib-olla nii heas kui halvas mõttes. Ja ma arvan, et siin täpselt samamoodi ka erinevad audiovõimalused, et neid, sest audio mõttes ka meil on nii palju erinevaid võimalusi, et kas sa kuuled mingit situatsiooni pealt, kas sulle loetakse seda kui sellist narratiivi, et tõenäoliselt neid erinevaid võimalusi saab leida täpselt nagu visuaaligi puhul. Aga võib-olla see nii-öelda see algus sellel mõte on olnud, et jah, et pakkuda midagi vastukaaluks võib-olla sellele filmile või nii-öelda sellele mainstream pornole. Aga jah, lõppkokkuvõttes on ta ikkagi jah, et see, kes tahab, see seda siis tarbib. Ilmselt ka pornograafia on levik, kui me räägime visuaalsel viisil, siis ta levib lihtsalt kiiremini. Kergem on saata link laiali, kui lugeda raamatut, ma arvan. Ja mulle tundub, et võib-olla ma tahtsin juba öelda, et tarbimise mõttes ka, aga tegelikult ma ei ole kindel, et videot sa tarbid väga palju kiiremini kui audiofaili. Mõlemaid saab ka kiirendada ja nii edasi. Et võib-olla, kui me räägime lugemisest, siis jah, kui seal ka audioraamat võib-olla, ma ei ole isegi kindel, et seal see nagu nii võib-olla selge piir jälle on. Sest näiteks ka nii raamatu failiga kui võib-olla sellise audiofailiga, ma kujutan ette, et ka seal on võimalik linke jagada. Et kuigi võib-olla jälle vähem levinud on ju, siis ma usun, et millest jah. Mulle jälle tundub, et praegu on ju ikkagi väga palju seda
ütleme, pildilise porno tarbimist ja või ka audio või väga palju on ikkagi siin meil nutitelefonides ja kasvõi et see on ikkagi väga selline juba sihuke nagu vaataks Instagrami või mingisugust muud video sellist või TikToki, et lihtsalt järgmine video, et seal juba on minu meelest ka see selline sihuke nuti taak tuleb sinna sellele pildilisele porno kasutamisele veel omaette juurde. Aga kas see pornograafia on fantaasia? Arvan küll, et fantaasia või ettekujutlus nagu mängib oma rolli siin, et võib-olla on inimesi, kes lihtsalt naudivad ja saavad erutust teiste, ütleme nii, seksitegude nagu järel või pärast, jah. Aga see on pigem voyeurism, ütleme nii. Et voyeurism on see nagu puhtas nauding, mis tekib, kui sa vaatad nagu teisi. Aga mulle tundub, et nagu tavaline pornograafia tarbimine ei ole just ainult voyeurism, on pigem oma fantaasiad mängivad oma rolli, kui sa vaatad pornofilmi ja igaühel on oma fantaasiad, aga kindlasti selles mõttes jah, on enamusele on fantaasia ikka, et on erinevad nurgad siin, aga jah. Ma vaatan, Annikal on kulm kortsas. Mis sa mõtled? Ma siiamaani üritan aru saada, kas ma sain küsimusest aru või ma ei saanud. See oligi trikiga, see on tegelikult järgmine küsimus ka. Okei. Siis ma ootan järgmise küsimuse ära. Tegelikult oli mõte see, et nagu me räägime pornograafiast ja fantaasiast, siis tegelikult päris palju pornograafiat on animeeritud. Aga seal on ka väga palju erinevaid valdkondasid. Siis kui me räägime näiteks anime pornograafiast, siis kas see on fantaasia või kas see on näiteks eetiline? Ma ütleks, et anime puhul üha enam seal vaataja fantaasia mängib rolli, sest on raske nagu ette kujutada, et sul tuleb nauding ainult nagu selle ütleme nii, selle põhjal, et seal on midagi, mis sa pead kuidagi nagu seost tegema oma soovidega, et see nagu puhtas nautimine, anime nautimine, see võib-olla meeldib kellelegi kindlasti, aga üha enam seal mulle tundub, et jah, vaataja unistused või mis iganes mängivad seal rolli ja see eetika küsimus, no kindlasti ütleme nii, lihtne vastus oleks selline, et kui tegu on ikka animeeritud tegelastega, siis seal on vähem eetilist probleemi kui tegelike tegelastega. Aga see on nagu lihtne vastus. Okei, väga huvitav. Aga kuidas näiteks, kui me räägime animest, siis kuidas see mõjutab vaatajat? Kas see on realistlik? Kuidas see omakorda levib, sest et seal on päris suured kogukonnad. Et lihtsalt ise, ma lugesin ka ühte uuringut, kus inimesed, kes vaatasid, see ei käi kõikide kohta kindlasti mitte, aga et inimesed, kes vaatasid enamjaolt siis animepornot, nende eelistused ei olnud enam võib-olla realistlikud
sellega, mis on päris maailmas justkui. Et kuidas see mõjutab meie vaatevinklit päris elule? Kas, akadeemiku küsimus, kas oskad öelda, mis piirkondadest jutt käib? Räägime praegu Aasiast. Ma näen ohukohti tõlgendada Aasia kultuuri, psühholoogia sisu läbi lääne prillide. Juba... Palun laienda, väga huvitav. Juba tänu sellele, et see, kuidas see ühiskond üleüldiselt toimib, on hästi teistsugune sellele, kuidas meie ühiskond toimib. Nii paarisuhete ja läheduse mõttes, kui ka selle mõttes võib-olla kas või millised piirangud ja kui tugevalt on rakendatud näiteks pornograafilisele sisule üldiselt. Ja me näeme, et sealt hakkavad juba tulema päris suured erinevused sisse. Kuna ma ise ei ole süvenenud Aasia kultuuride seksuaalpsühholoogiasse, mul on hästi raske võtta selles osas sõna, aga ma kardan, et ühest hetkest me võime hakata laiendama erinevusi, mis jälle ei tulene kas siis ainult pornograafiast või ei ole tegelikult nii suure fookusega seal, kui me tahaksime. Sellepärast, et praegu see fookus on justkui jälle sellisel animeeritud seksuaalsel sisul, on ju. Aga me teame ka seda, et Aasias üldiselt animeeritud ja väga high fantasy sisu tarbitakse tunduvalt rohkem kui lääne kultuurides. Me näeme taaskord seda, et seal võib olla ka sellised ühiskonna normid käitumise mõttes on väga palju rangemad, kui on lääne kultuurides. Ja nendel kõikidel, ma arvan, on oma roll mängida, aga see, kuidas need suhestuvad, ma julgen pakkuda väga komplekssetel viisidel. Ma ei tahaks neid lihtsustada ja näidata jälle, porno on see paha asi, mis teeb kõik. Sest mida me näeme ka lääne kultuurides on see, et jällegi hästi palju on tahetud on ju seda narratiivi kuidagi luua, et porno võrdub seksuaalne vägivald. Mida me näeme on see, et see ei ole nii ühene ja tihti see pigem käib läbi hoiakute, läbi müütide aktsepteerimise. Me näeme, et üks selline väga suur faktor on kas või see, et mediaator või siis see, mis sellist suhet porno tarbimise ja seksuaalvägivalla vahel mõjutab, on kas või näiteks selliste vägistamismüütide või ka soorollidest tulenevate piirangute aktsepteerimine. Ehk siis me jälle näeme, et küsimus ei ole võib-olla nii lihtsalt ainult pornos endas, vaid kogu see kultuur seal ümber. Ja ma loodan, et see vastas su küsimusele kas või mingis osas. Ma võib-olla lisaks siia veel seda juurde, et porno või et milline porno kuskil rohkem on levinud, et see ikkagi väga palju peegeldab seda, et mis üleüldse selles piirkonnas või selles kultuuriruumis on nagu tavaline ja nende väärtustega kooskõlas. Ja piirangutega. Sa vahepeal mainisid, Annika siis, et mainisid, et see peegeldus paari suhetes. Aga ma ikka tahaks sinna teemasse tagasi hüpata, et kuidas see pornograafia mõjutab näiteks meie omavahelisi suhteid. Kas see mõjutab, sest et ikkagi, kus ma õpin siis seda? Kus ma saan seda infot? Mõjutab erinevalt. Ma tahan teada vastuseid, kuidas see mõjutab? Ja me näeme tegelikult ka sellistest suurematest meta-analüüsidest, me näeme seda, et ta mõjutabki päriselt ka erinevalt. Nii, ma tahan teada, mis... Ma jõuaks ju. Selle point on jälle see, et täpselt sama. Küsimus ei ole pornos, vaid kuidas me seda tarbime, miks me seda tarbime, mis eesmärgil me seda tarbime. Me näeme seda, et sellisel seksuaalse sisu tarbimisel erineval kujul võib olla väga positiivne efekt paari suhtele. Sellepärast, et ta võib toetada omavahelist seksuaalset suhtlust, kas või läbi selle, et me vaatame, tarbime midagi koos, arutleme selle üle, räägime läbi. Võib-olla me saame sealt ka positiivses mõttes mingeid asju, mingeid ideid, mida me päriselt tahame proovida. Arutame selle läbi, proovime, tagasisidestame, võib-olla meeldib, võib-olla ei meeldi, on ju. See võib olla viis navigeerida näiteks erinevusi ihas. Muu hulgas. Toetada kellegi 1, 2, 3, mis iganes partneri ka sellist ühist aja veetmist, on ju. Et me saame väga positiivsetel viisidel seda ära kasutada, aga täpselt samamoodi on võimalik tarbida ükskõik millist seksuaalset sisu nii, et see hakkab paarisuhet ka lõhkuma.
viisidel, kus näiteks ühele osapoolele see ei ole vastuvõetav, seda tehakse selja taga, tekivad saladused ja nii edasi. See võib olla viisidel, kus see hakkab läbi erinevate psühholoogiliste ja muude mehhanismide võtma ära seksuaalsuhtelt. Neid olukordi on, aga taaskord selline pornograafiline või seksuaalne sisu on justkui tööriist. Haamriga ka me saame väga palju head teha, aga me saame ka väga palju kurja teha. Küsimus ei ole haamris. Küsimus on see, mida me teeme sellega. Ma iseksin, et kui pornograafia tarbine on ikka nagu paarielu osa, siis jah. Mulle tundub, et enamasti on pornograafia vaatamine nagu enda oma mõni rahuldamise pärast. Võib-olla paari või abikaasa nõusolekuga küll, aga see on pigem oma enda nagu sfäär, privaatsfäär, isegi mida sa ei jaga tingimata partneriga. Ja võib-olla sellest peame natukene nagu rääkima ja nagu selgusele jõudma, et kuidas see mõjub nüüd paarielu ja see nagu täiesti nagu privaatne pornograafia tarbimine ja see tähendab ju masturbeerimist ja et võib-olla küsimus ongi nagu see vana küsimus, et kas masturbeerimine aitab kaasa või aitab või on pigem paarielu ja üldse nagu seksielu vastu, et mida rohkem masturbeeritakse, seda vähem seksitakse või tehakse seksi, kuidas öelda. Statistiliselt ei pea paika. Kuidas? Statistiliselt ei pea ilmtingimata paika. Just, jah. Et ma arvan, et siin see paarielu nagu toetamine on väga ilus, aga võib-olla see ei ole nagu kõige enam levinud, ütleme nii, nähtus seoses pornograafiaga. Ma arvan, et kui räägime pornograafia mõjust ja kui muretseme selle kohta, siis ikka muretseme nagu mis pornograafia teeb, kui sa kasutad seda ainult oma nagu privaatsfääris ja ma ei tea, nagu millised nagu uuringud on olemas selle kohta, et võib-olla tulemused ongi vastuolulised, nagu ikka selles debatis, et empiirilised uuringud üldse nagu ei näita, kas musta või valget, et aga see, muidugi see nagu ongi võib-olla isegi kõige kesksem küsimus pornograafia kohta, kuidas see mõjub inimese enda nagu elu, paarielu või kui ei ole paaris, siis üldse nagu seksielu üldse. Üks mõte, ma näen, et sa ka kibeled. Kas sa tahad enne rääkida oma mõttele? Mul nagu selle peale tuli ka jälle see sama mõte, et võib-olla kas selles kohas ei ole asi jälle pornograafias, vaid selles paari suhte enda kvaliteedis, et kuidas üleüldse paar omavahel asju jagab ja kas on mingeid asju, mida nad hoiavad üksteise eest saladuses või kui palju üldse nende vahel on seksikommunikatsiooni, et see jällegi, et kas seal on kas see paharett on seal see porno või hoopis see, et nad lihtsalt ei suhtle omavahel mingitel teemadel. Ja ma selles mõttes veel ka võib-olla nagu laiendaksin seda mõtet sellega, et mulle tundub, et meie ühiskonnas, siin ma nüüd täiesti oma kõhutunde pealt hakkan üldistama. Mulle tundub, et vaikselt meie ühiskonnas me oleme nagu aktsepteerinud seda ideed, et isegi, oletame, et paari suhtes loome praegu sellise diaadilise paari, on ju, kuigi me teame, et need ei ole ainsad suhtevormid. Et ei ole nagu justkui ootust, et üks inimene peaks olema teise maailm ja et meil ei ole maailma väljaspool teist inimest. Meil on ju, mulle tundub, et me oleme aktsepteerinud selle, et jah, meil on see meie osa, aga on ka sinu osa ja minu osa, on ju.
mulle tundub, et meil on mingi selline veider dünaamika, kus me oleme justkui idealiseerinud ja romantiseerinud hetke, kus seksuaalsus on ainult meie. Noh, ja väljaspool seda meiet ei ole sul ei ole mitte midagi väljaspool mind. Ja okei, kui me isegi monogaamses suhtes teeme selle kokkuleppe, et ma ei käitu kellegi teisega kuidagi. Ootus, et mul ei ole ühtegi fantaasiat väljaspool sind, mul ei ole ühtegi seksuaalset mõtet väljaspool sind, mul ei ole mitte ühtegi seksuaalset tegu väljaspool sind ja nii edasi. Ma julgen öelda, et see on naiivne ootus. Ehk siis minu jaoks juba eos see ütleb seda, et seksuaalselt meil on ka oma elu väljaspool ka väga monogaamset paarisuhet. Ehk siis, kas see hõlmab pornot või mitte. Mulle tundub, et kohati meil on ebamugav juba mõelda faktile, et mul on seksuaalelu väljaspool oma partnerit. Sellepärast, et kui ma ei oleks seda eellugu sinna rääkinud ja toonud kohe sisse selle, et aga seksuaalelu väljaspool partnerit, siis esimeste inimeste esimene mõte tihti on see, et see võrdub petmine. Et kui on seksuaalelu väljaspool suhet, siis see automaatselt tähendab, et sa teed kellegagi midagi muud. Aga see ei pruugi. Ja mulle tundub, et me oleme natukene ära unustanud selle, et meil on ja meil jääb olema isegi monogaamsetes paarisuhetes. See on minu lõik. See, kui suur see lõik saab või ei saa olla mingis suhtes, see on kokkulepete küsimus, kuigi mulle tundub, et neid kokkuleppeid igas suhtes läbi küll ei räägita. Aga tegelikult seal alati on see lõik. Meeldib see meile või meil ei meeldi. Ja väga head mõtted. Palju mõtteid. Ma ise mõtlesin selle peale, et kui 2 inimest saavad kokku või rohkem, siis igaüks tuleb sinna partnerlussuhtesse oma pagasiga. Kui me räägime nüüd just seksist ja sellest, vist jõuan sinna alguse juurde tagasi. Et kuidas ma saan seda infot, mis on okei, või näiteks kui mul on õpitud arusaam võib-olla pornograafiast, kui ma mõtlen näiteks tänapäeva noorte peale, sest ma toon siia ühe fakti võib-olla juurde, et ma mäletan, kui ma olin alaealine ja õigemini oli selline lehekülg nagu neti.ee, siis seal oli selline koht nagu 18+. Ja siis ma ükskord vajutasin sinna peale ja siis seal õnneks olid selle ajal ainult pildid. Aga minu kogemus õpetajana näitab seda, et kui ma olin sama vana kui nemad, siis see info, mida ma sealt siis sain versus see, mida nemad samas vanuses saavad, mingi 8, 9, 10 aastaselt, see on väga erinev. Ja ma arvan, et sellises vanuses, kui ma näen lihtsalt pilti paljast naisest ja mehest, ja kunagi oli ka ajakirjad nimega mingi popcorn, seal oli ka mingi plakatid vahel, siis see mõjub hoopis teistmoodi kui see, et ma näen veebis videoid 8-aastasena, 9-aastasena, mis on päris pornograafilised. Et ma arvan, et see väga palju mõjutab seda pagasit või neid teadmisi, millega ma astun sinna partnerlussuhtesse. Ma ei ole isegi kindel, kas siin on küsimus, aga ootan teie mõtteid. Ma muudkui jälle tahaks rääkida. Palun. Meil tekkis lihtsalt, me tegime hiljuti ühe Ühiskonnateaduste Instituudi professori Maria Murumaa-Mängliga pornograafia teemalist koolitust. Mul on nii kahju, et Maria siin täna olla ei saa, ta on välismaal, lehvitame talle praegu mõtteliselt. Ja meil tekkis seal koolitusel just see mõttevahetus, et me täiskasvanutele, meile meeldib erinevatel põhjustel mõelda pornost kui sellisest otseselt seksuaalsest sisust või erutavast sisust, mis on ta üks väga suur eesmärk. Aga mulle tundub, et kohati noorte puhul, eriti sellises koolikeskkonnas levitatuna, selle point ei ole seotud seksuaalsusega, vaid šokeerimisega. Ja väga palju on mitte ainult seksuaalse sisuga sellist šokimeediat, mida omavahel jagatakse, kuivõrd tegelikult ka üleüldse sellist šokimeediat, millest on ka väga problemaatilisi videosid, mis hakkasid tulema ka siis, kui mina veel noor olin. Aga et juba minu ajal on ju
ma mõtlen parema sõnastuse välja. Et siis, kui mina koolis käisin veel põhikoolist alates, hakkasid juba tekkima mingid videod, mille mitte vaatamiseks sa pidid teadlikult vältima seda. Ja sellest sai ka nagu mäng, et ma ei ole seda näinud, sest kõik üritasid igatpidi saada sind vaatama mingeid videosid, mille sisu, taaskord oli küll olemuselt võib-olla seksuaalne, aga kindlasti ta mõte ei olnud erutada, vaid näidata seda, et vaata, kui rõvedaid asju inimesed teevad. Mis jällegi on ju ühelt poolt tõenäoliselt hakkab marginaliseerima ka mingit gruppi inimest, kes võib ühel hetkel avastada, et need asjad on olnud nende jaoks võib-olla ka meeldivad ja kõik nende ümber on kasutanud sellist sisu selleks, et öelda, vaata, kui rõvedaid asju inimesed tarbivad. Mul tuli siit üks mõte, et tegelikult ma arvan, ma isegi vist tean, mis videotest sa räägid, aga mida ma ise mäletan on see, et ma siiamaani mäletan neid videoid, aga lihtsalt jällegi seesama, kui ma käisin selles neti.ee-s ja versus see, mida nad praegu näevad ja see fakt, et ma näiteks praegugi mäletan neid videoid, mis olid need, kas sa oled juba seda videot näinud, siis need on üsna šokeerivad selles mõttes ja ma mõtlen just see, et nendele lastele, kui ma räägingi lastest, kes on kuni 10, midagi selle vanuse kandis, need jätavad jälje. Ja tegelikult mina õpetajana, lisaks seksuaalkasvatuse õpetajana olen ka 3. klassi õpetaja praegu, ma näen seda, ma näen neid mänge, mis, kui me räägime nagu sensoast näiteks, mis on igati normaalne, kui me räägime lipusüsteemist, mingid asjad lähevad sinna alla, mida katsetatakse, aga mingid asjad jäävad lastele väga tugevalt külge. Mis tegema peab? Sest et see kõik on nii kättesaadav. Kas me saaksime äkki, ma ütlen, meie neljakesi, saaksime kuidagi pornotööstust mõjutada, aga peabki tegema seda, mida sa teed, seksuaalkasvatust. Et mulle tundub ka, et nagu see mõte, mis siit juba läbi käis, et see küsimus ei ole ju selles, et kas 7, 8, 9, kas nad võiksid vaadata selliseid šokiporno videosid, arutleme. Et see ei ole see arutelu koht, on ju. Mulle tundub, et parim, mida me saame väljast poolt neile pakkuda, on just see, et anda seda konteksti, üritada aidata neil mõtestada seda, mida nad näinud on. Ja võib-olla mis on selle eesmärgid. Tõenäoliselt mingi piirini me ka näeme praegu sellist väikest sotsiaalset eksperimenti, on ju. Sellepärast, et ega me ei oskagi ette öelda, mis sellest täpselt saab ja kui palju see keda mõjutab, on ju. See võib ka olla täpselt see, et 20 aasta pärast enamus nendest lastest on siuksed, et täitsa, mida me tegime siis, kui me lapsed olime nagu aga ega ei olegi mõistust väga palju veel selles heas peas, on ju. Et me tegelikult lõpuni ei tea, sellepärast, et me teame, et inimesed suudavad ka näha asju, elada üle asju viisidel, mis võib-olla võiksid justkui iga markeri põhjal olla üsna traumeerivad, aga mingil põhjusel ei ole, on ju. Et selles mõttes mulle tundub, et eks me hakkame nägema ka nagu põhjalikumalt, kui palju ja mis mõju see avaldab, on ju, sellepärast, et tõenäoliselt väga paljudel on mingeid videosid ja ka tegelikult hetki elus, mida nad on näinud ja kui nad silma kinni panevad, väga hästi tuleb meelde kõik, mida nad näinud on, aga võib-olla see ei mõjuta nii palju, on ju. Tõenäoliselt on inimesi, keda see hakkab mõjutama ja keda võib-olla on ka tulevikus vaja toetada sellega, on ju. Täpselt nagu a la mingid vanemate seksimise kuulmised, mis tõenäoliselt oli varem rohkem, sellepärast, et elamispinnad olid nii palju väiksemad, on ju. Osade inimeste jaoks on see väga traumeeriv kuulda sellist asja ja jõuavad ka teraapiaruumi uksest sisse, on ju. On inimesi, kelle jaoks on siuke, et täiskasvanud inimesed, asjad juhtuvad. Et eks ole näha, aga mulle tundub, nii palju, kui minu sellist inforuumi praegu on, mida me väljast poolt parim, mida me saame anda, on just see tasakaalustamine selles osas. Et jah, sest kui me jälle seda pornokoolitust tegime, siis Maria Murmamängel on ise ka koolis töötanud ja ma saan aru, et kui teda siis noored üritasid saada ka vaatama videosid,
siis jällegi nii palju, kui ma mäletan ja ma loodan, et Maria nüüd mu peale kuri ei ole, kui ma natukene võib-olla valesti mäletan, oligi see, et ta kasutas neid kui õppimise kohta. Just seda, et ta näiteks panigi selle märksõna sinna otsingusse, on ju, aga ta ei võtnud seda esimest linki, mis ta teab, et viib sinna, kuhu nad tahavad saada, on ju. Ta võtab võib-olla selle mingi 3., 4., mis on nagu natukene analüütilisema sisuga ja annab võimaluse läbi rääkida just see, et aga miks sa vaatad sellist asja või mida see tähendab või mis selle sisu on, sest siis juba see nali ise on läbi kukkunud, on ju. Mis tõenäoliselt oli selle point, saada jälle mingit sellist reaktsiooni, on ju. Ja see, et lapsed üritavad üksteiselt reaktsioone välja saada, mulle tundub, et see on ka võib-olla natukene sisse kirjutatud mingitesse eagruppidesse, mida me võib-olla lõpuni välja ei saa kirjutada. Lihtsalt võib-olla need naljad on natukene teistsugused tänasel päeval ja me lõpuni meil ei ole olnud põlvkondi, mis saavad meile öelda, mis siis lõpuni selle tagajärjed on. Ma võib-olla täiendaks Annikale veel juurde seda, et samamoodi see, et me ei tea, eks ole, kuidas mõjutab see, et praegu see pornograafiline materjal niivõrd kättesaadav on, aga kuidas me seda, ütleme, 30 aasta pärast eristame näiteks sellest, et kuidas üleüldse kogu see infotulm, mis meil kättesaadav on, eks ole, kõik igasugune muu vägivald või kogu see, et me elamegi ainult digitaalselt, suhtleme ainult digitaalselt, et kas me üldse oleme võimeline seda tulevikus eristama, et kas võt seda põhjustas porno, seda põhjustas see järgmine asi, et ma arvan, see on ka siin niisugune küsimuse koht, ma arvan, et lihtsalt me peame eeldama, et see pornograafilise materjali kättesaadavus jääb, me peame lihtsalt selleks valmis olema ja lapsi ja noori sellel teemal just nagu Annika ütles, seda tasakaalu pakkuma, seda haridust pakkuma sinna juurde. Aga kui räägime seksuaalkasvatusest, siis tegelikult nii palju, kui ka neid arvamusi ei oleks Delfi kommentaariumis või Facebooki kuskil gruppides, siis seksuaalharidust peaks algama kodust, lasteaiast võimalikult varakult. Ja see hõlmab seda, et ma tean enda keha, enda piire ja kõik, mis käib minu kehaga kaasa. Aga kui lapsed on, nende kättesaadavus pornograafiast on hästi kerge tulema, siis millises vanuses või millal peaks sellest rääkima, sest et tegelikult väga palju, kui me vaatame õpitulemusi ja inimeseõpetust ja õppekava, siis jah, on alati osa kondoomid, raudpolt, vahet ei ole mis vanuses. Vähemalt 1 tund on kõikidel olnud, ma arvan. Aga võimalik, et sellega see piirdub. Aga tegelikult see pornograafia osa on päris suur, sest et sealt saavad, osad tulevad juba tundidesse niimoodi, et ma juba tean kõike. Mul pole midagi vaja teada. Ehk et nad teavad juba varem, millest õpetaja hakkab rääkima, et millal siis peaks alustama sellest hoopis. Et jah, okei, minu keha, minu piir, ma ei tea, ma ei luba katsuda sealt, aga edasi. Sest et kui me räägime algklasside lastest näiteks, siis nad üsna varakult puutuvad pornograafiaga kokku. Kuidas ja kes seda peaks rääkima? Ja mis diskussiooni võib see omakorda ühiskonnas tekitada? Ma arvaks, et seal võib-olla ilmselt on ka neid hetki, kus ka lasteaialapsed võib-olla jõuavad selle sisuni ka ise, sest ütleme see kogu see osavus erinevate tehnikaseadmete, arvuti, interneti kasutamisel, see jõuab aina nooremasse ja nooremasse ikka, aga see info, et on olemas sellist pildimaterjali, filmimaterjali, kus inimesed on paljalt ja see info ja see ei ole mõeldud lastele vaatamiseks, et sellist infot võib päris varakult juba lastele rääkida. Ega see ei peagi olema võib-olla niivõrd spetsiifiline, et hakkame rääkima seal 10-aastasele sellest, mis on pornoeetilised küsimused ja mitte, eks, ja milliseid erinevaid variante on, aga see, et jah, see on olemas, see on mõeldud seksuaalse erutuse tekkimiseks, on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud inimestele. Et see
ma ei näe seal mingisugust sellist sensatsiooni sellise info jagamisel. Sa nii elegantselt võtsid selle kokku. Ja mulle tundub, et see võib-olla küsimus on täpselt sama ja mulle tundub, et rohkem täiskasvanu hirmulaenguga, nagu on seksuaalkasvatus üldse, on ju. Et kui kasutada seda sõna, siis tihti ongi see, et ma ei hakka ju lasteaia lapsele rääkima, on ju, sellest, kuhu kohta panna peenis ja mida siis sellega teha, on ju. Et täpselt sama mulle tundub on see, et me ei pea kasutama sõna porno ja rääkima mingist ekstreemsest pornost, vaid me saamegi hakata rääkima kas või piltidest, on üleüldse alasti piltidest, üleüldse sellest, kuidas ja millal ja kui palju kes tahab näidata oma kehasid ja kui palju see võib-olla meie ühiskonnas on okei, on ju. Ja just kas või selline alastuse teema minu arust käib juba lasteaiast väga kenasti läbi, on ju. Et see selles mõttes haakub, nagu sa välja tõid, nii ilusasti tegelikult kõigi nende teiste teemadega, mis juba lasteaiast kasvama hakkavad, on ju. Et mulle tundub, et võib-olla seal ka on jälle see, et mida laiemalt me näeme pornot ja mitte ainult selle võib-olla sellises see on see paha porno asi seal, on ju. Vaid kui just täpselt sisu, mille peale ka laps võib sattuda, mis võib olla tunduvalt leebem, on ju. Siis mulle tundub, et need vestlused on tegelikult väga adekvaatsed ka juba palju nooremana toimunud. Minu arust väga ilusad vastused, aga minu jaoks ka väga mõistetav ja väga loogiline ja nii saabki, aga väga paljudel on kahjuks ikkagi see stigma, et kuidas ma ikkagi räägin sellest ja kui me üleüldse räägime seksuaalkasvatusest, siis mõnikord on inimeste reaktsioon, et issand, et kas õpetad lapsi seksima. Noh, et kui ma sinna juurde veel toon need pildid, videod, alastuse, siis ma loodan, et kuskil ühtegi artiklit ei avaldata, kus keegi saab kommenteerida. Et see stigma on ikkagi selle pornograafiaga täiskasvanute seas. No see on negatiivne ja see on tabu, ma ikkagi ütleks, kuigi kõik salaja vaatavad seda. Aga mul oli üks hea küsimus, aga läks meelest. Tegelikult ma tahtsin küsida ka ülikooli kohta. Et kui sa annad Francesco enda ainet, milline on üliõpilaste reaktsioon või millise meelestatusega nad tulevad sinu tundidesse, kui sa räägid näiteks pornograafiast? No, kindlasti teema huvitab neid, jah, see on selge, et saavad nagu seost tekitada omaenda kogemusega. Võib-olla tundub neile, tähendab tudengitele, et kui filosoofiliselt rääkida pornograafias, siis see asi võib olla natukene reaalsuses kaugel tegelikult, eriti kui rääkida eetikast täpselt, et näiteks filosoofid on võib-olla liiga nagu on liiga fokusseerinud just sellele nagu ütleme nii kurjale ja kogu see nagu jutt kahjust, mis porno teeb ühiskonnale, aga eriti naistele ja siis mulle tundub, et nagu väga levinud reaktsioon tudengite poolt on see, et no vot, naised teevad oma valikuid ja lihtsalt see jutt kahjust naistele on väga nagu lihtsustatud. Et selles mõttes, aga see ongi nii, et filosoofid, mitte ainult feministlikud filosoofid üldiselt on liiga palju olla rõhutanud just seda, et kui rääkida pornograafia eetikast, mulle tundub, et tudengitele meeldiks, kui oleks rohkem filosoofiat just sellel teemal, et kuidas pornograafia mõjutab lihtsalt oma elu, vaata ja enda elu, et kas see aitab kaasa, kas see on
kes aitab kaasa, ütleme nii, õnnelikule elule ja nii edasi. Et ja noh, kindlasti teema huvitab neid, see on kindel asi. Ja kuidas ka näiteks on uued vormid, ütleme nii, pornograafia vormid, nagu näiteks need saidid nagu OnlyFans, kus on enamasti naine ise, kes tundub olevat nagu kontrollis ja ta teeb oma äri mingis mõttes ja et sellest tahavad tudengid rohkem kuulda ja lugeda ka, et see nagu. Võib-olla kui tõesti ma imestan, me ei ole siiamaani selle OnlyFansini jõudnud. Kas see on eetilisem kui siis see mainstream pornograafia? Mulle lähen kaapertan küsimuse. Sest mulle meeldis seal üks sõnastus ja see oli midagi, mille peale ma siia kõndides ka mõtlesin. Just selle küsimuse sõnastuse osas ka, et kas eetiline pornograafia on võimalik, on ju. Ja mulle tundub, et ka just kui tänase õhtu jooksul me oleme sellisest eetilisusest rääkinud kui binaarsest jah, ei, on eetiline, ei ole eetiline. Ja mulle väga meeldis see küsimuse sõnastus, lihtsalt tuletas mulle selle mõtte meelde, et mulle tundub, et ka sellisena püstitatult ta ei ole tegelikult realistlik küsimus, vaid ta ongi pigem sihuke eetilisem ja vähem eetiline, et kui sihuke nüüd on eetiline, nüüd ei ole eetiline ja vastupidi, on ju. Et ma tõin lihtsalt selle vahemärkuse siia. Ma teen teise vahemärkuse. Ma natuke provotseerivalt küsingi. Tahan reaktsioone ja et siis võib-olla tuuagi seda, et siin ei ole musta ega valget, sest et see on nii lai pärusmaa. Aga ma mõtlen võib-olla küsida veel, et mida meie saame teha, et kui me räägime sellest, kuidas me kujuneme lastest täiskasvanuteks, kuidas me saame mõjutada seda maailma nii, meie neljakesi ja ikkagi saalis olevad inimesed, et see pornograafia ei oleks võib-olla nii stigmatiseeritud. Kas saab üldse midagi teha? Või kui me räägime näiteks pornograafiast, siis kas peaks mingid soovitusi jagama? Kuidas ma leian selle, mis võiks olla eetilisem? See on palju küsimusi jälle. Mulle meeldib, et tabasid mu esimese märkuse ära. Mu esimene mõte on, et pornograafia saab ikka olla nagu suur või oluline õpetamisriist just nõusoleku näiteks küsimusega seoses, sest ma tegelikult ei tea midagi paremat või midagi nagu selgemat kui porno tähendab, kus on näha, missugune on nagu päris nõusolek või entusiastlik nõusolek, sest päris elus seda ei ole näha, et siis kuidas seda õpetada. Ma arvan, et võib-olla ei ole just mainstream pornograafia, aga kindlasti on olemas pornograafiline materjal, kus saab ikka näha, ütleme nii, head nõusoleku praktikat. Et kust mujalt seda nagu näha. Sest õpetaja või vanemate sõnad on ilusad ja head, aga kui on pilt olemas, ja see on realistlik, sest me ju teame, et pornograafia ongi realistlik, see ongi tema, ütleme nii, see ongi pornograafia erinevus, et
vähemalt tundub väga realistlik. Et no see päris asi on seal ja selles mõttes ma arvan, et selle, ma ei tea, kas koos vaatamine on parim mõte, aga kindlasti pornograafiast saab nagu, ütleme heast pornograafiast, nii et saab ikka nagu õppida ja ma ei teaks nagu kust mujalt kui mitte pornograafiast. Kindlasti mitte tavalisest mängufilmist või no ma ei tea, kirjanduses, ei, nii et just see realism on see, mis võib mängida pornograafia kasuks selle nagu õpetamise kontekstis. Võib-olla selle nagu nõusoleku suhtes on ikkagi väga minu kogemus ja arusaam ja ikkagi väga lugedes, vaadates seda nõusoleku küsimise sellist näitlikkust seal pornograafilises sisus on ikkagi väga vähe minu meelest. No eriti just sellises filmilises, et kui sul on mingi tekst, tekstivormid, audiovormid, et seal võib olla rohkem, aga jah, et sellises tüüpilises pornoaktsioonis on tere ja siis läheb asjaks seal ikkagi seda mingit muud vestlust on ikkagi väga vähe. Seda küll. Tuleb ikka nagu otsida põhjalikumalt neid materjale, et ma olen sinuga nõus muidugi, et see mainstream ei ole nii. Aga ma ei tea, mingi puhtal didaktiline video ka ei aita, mulle tundub, et see seksuaalkasvatus ongi nagu väga raske. Just sellepärast, et on raske nagu otsida ja võib-olla näidata õiged materjale, mis tegelikult nagu mõjuvad. Ja see pornograafia vaatamine ise on vastuvoolne, sest kui ei ole 8 aastat vana, siis on seaduse vastu. Et see ongi natukene, aga võib-olla ongi mingi erandid, mis võib nagu õigustada, et miks sa näitad pornograafia alaealistele ja võib-olla natuke vastandan sellele. Ja natuke lähen teises suunas nagu alati. Et ma võtan natukene sellest küsimusest kinni, et kuidas seda nagu stigmat võib-olla vähendada. Ja päris tihti, kui ma olen inimestega rääkinud, siis üks küsimus, mis võib-olla tekib või ka mõte, ja minu arust ka täna siin läbi käinud just seoses sellega, et siuke, aga ebamugavustunne on täiskasvanu õpetajatel näiteks on ju, õpetada, rääkida. Ma vaatasin küll sulle otsa, ma ei pea otseselt sind silmas. Ja mulle justkui tundub, et oodatakse mingit sellist võluvitsa või ühte lauset, mis võtaks inimestelt, ka täiskasvanutelt selle ebamugavuse ära. Et vaat tee nii ja siis, kui sa niimoodi ütled, siis sul ei ole ebamugav. Ja mulle tundub, et me ka nagu mingil määral peame vaatama realistlikult otsa sellele faktile, et meil ei hakka mugav enne, kui me istume natukene selle ebamugavusega nüüd. Teha midagi, rääkida millestki esimest korda, eriti võib-olla siiralt ja haavatavalt ja päriselt inimlikult. See ongi ebamugav. Seda ebamugavust ei saa sealt ära võtta. Ja mulle tundub, et võib-olla ka selline üks suur pornograafia roll on anda meile justkui ette mingi selline skript, on ju, mille järgi teha justkui õigesti. Ja nii kaua, kui me ei ole valmis minema sinna kohta, kus päriselt ja inimlikult ja haavatavalt rääkida seksist ja seksuaalsusest. Nii kaua me jäämegi otsima, see ei pea isegi porno olema. Need saavad olla need kõige klassikalisemad, õnneks nüüd üsna vähe. Sellised naisteka või kosmo või mis iganes sellised artiklid need on olnud, et tee nii ja siis su partneril on ju, ma ei tea, ilutulestikud ja siis tal on kindlasti kõige parem. Selle asemel, et minna ja küsida. Selle asemel, et avastada koos.
võtame selle, siin on 10 sammu, on ju, kui ma teen täpselt nii, siis mina olen ju õigesti teinud, on ju. Ja siis on viga sinus, kui sulle ei meeldi, sest see artikkel ütles. Õnneks hästi tore on see, et ma just tudengitega ühe aine raames on neil foorumi küsimus tuua välja just meedia selliseid narratiive ja kuna neil see tähtaeg just eile kukkus, siis oli ka tore sealt peegeldatuna näha, et enam ei olnud väga kerge selliseid artikleid leida. Et kõigil kusagil nagu teadvuses on see, et sellised artiklid on ja need mingil ajal on olnud omajagu populaarsed, aga päris tore oli näha seda, et võib-olla enam need ei ole nii kergesti leitavad isegi. Et mulle tundub, et me vaikselt hakkame liikuma võib-olla sellise tasakaalustatuma info juurde, vähem preskriptiivse või ettekirjutava sellise narratiivi poole. Me kindlasti ei ole veel seal, aga mulle tundub, et selleks, et võib-olla üldse hakata tekitama sinna sellist inimlikkust ja paindlikkust, meil on vaja otsa vaadata ka sellele, et aga tõenäoliselt, ei ole ühte päeva, kus ma hommikul ärkan üles ja tean kohe kõik, mis mulle meeldib. Ei ole seda päeva, kus ma hommikul ärkan üles ja tean ilma rääkimata või küsimata, mis mu partnerile meeldib. Julgen väita, et ei ole päeva, kus ma ärkan hommikul ülesse ja kusagil on mingi õige seks, mida ma saan hakata tegema. On ju? Ja selleks, see on juba hoopis teistsugune lähenemine. Ja see põhimõtteliselt vastandub sellele, et meil kusagil on mingi ettekirjutus sellest, kuidas asjad käivad. Aga nende vastusteni jõuda on palju raskem. Ja me teame seda, et on psühholoogiliselt väga tüüpiline, et me tahaks väga kergeid vastuseid väga keerulistele küsimustele. Ehk siis võib-olla minu see siuke vastanduv pool on just see, et selleks, et hakata üleüldse seksuaalsuselt seda ebamugavust vähendama, peame ennast kõigepealt panema sinna kohta, kus meil on ebamugav. Ja me vaatame otsa nendele ebamugavatele küsimustele. Ja me võib-olla oleme esimesed kas või oma sõpruskonnas, kas või kus iganes, et me peame neid ebamugavaid vestlusi. Et mulle võib-olla tasakaalustamiseks siis tundub, et see võib olla ka üks viis. Et mulle väga meeldib seda näidet tuua, et sellel suvel ma käisin esimest korda Arvamusfestivalil arvamas ja minu vanavanemad on mõlemad üsna konservatiivsete vaadetega, kristlased ja teema, millest mina arvasin, oli kompulsiivne seksuaalkäitumine. Ja ma arvan, et kui jällegi mina kas või indiviidina ei teeks seda tööd, mida ma teen, ei oleks 2 võib-olla sellise profiiliga inimest istunud eesreas ja kuulanud sellest, kuidas noor naisterahvas räägib pornograafiast, räägib kompulsiivsest seksuaalkäitumisest, et see kõik algab ka tegelikult nagu meist endist ja sellest, et me avame neid uksi. Ja ma arvan, et ma umbes 16-aastaselt ei oleks elu sees arvanud, et ma pean oma vanematega selliseid vestlusi, nagu ma tänaseks pidanud olen, on ju. Ja ka oma vanematega. Ja need ei ole ilmtingimata alati kõige mugavamad vestlused olnud, mida pidada. Aga ma arvan, et indiviidina meil on ka tegelikult väga palju teha ja pigem just selles mõttes, et avada neid uksi ja esitada neid küsimusi ja olla selle ebamugavustundega ka ise ja vaadata ka ise sellele ebamugavustundele otsa. Võib-olla väga hea mõte, et ebamugavus toob tegelikult mugavuse. Ja ma arvan ka võib-olla, et kui meil ei oleks neid pornograafiast tulenevaid näiteks seksiskripte, siis katse-eksitusmeetodil, suhtlemisoskuse baasil, siis me saamegi teada, mis meile meeldib ja mis sobib. Aga võib-olla küsiks, et mis on pornograafias toredat, mis on head, mis on positiivset? Mul on üks mõte, muidugi siin me lähme jälle, jätame kõrvale selle mainstream pornograafia fraasi kui sellise siis, aga võib-olla just vaadates seda mitmekesisust, mis tänasel päeval tegelikult on võrdlemisi kergesti kättesaadav, kui vähegi seda soovida, siis minu arust see on nagu väga äge. Ma arvan, et ma olen saanud oma elus näha erotiseeritult kehasid, mida ma ei oleks mitte kunagi tõenäoliselt näinud muidu erootilistes kontekstides. Ja ma arvan, et see võib olla nii tohutult palju pakkuv, eriti vähemusgruppidele.
et üks selline, vahepeal viskan siis siia selliseid otseseid viiteid ka sisse, et üks selline väga äge kollektiiv on näiteks Crashpad Series, kelle puhul me räägimegi sellisest kollektiivist, kus on kõiki, ma arvan, võimalikke kehakujusid, soolisi identiteete, ka tegelikult selliseid seksuaalseid eelistusi erinevates rollides, et näha just ka erinevaid kehasid ja eelistusi viisidel, mis päriselt on selline positiivne ja toetav. Ja seda ka, ma arvan, et sellel endal tegelikult on juba anda tegelikult hästi palju, eriti kui me räägime näiteks vähemuste võtmes, et kui ma mõtlen kas või oma teraapia kabineti peale jälle, siis on näha seda, et on päris palju inimesi, kes tänu võib-olla mingitele väga kindlatele soonormidele ja sellele, et väga pikalt me oleme pidanud teatavaid kehasid justkui seksuaalseks ja teatavaid kehasid mitteseksuaalseks, siis seda on nii kerge omaks võtta, internaliseerida ja hakata iseendalt seksuaalsust ära võtma, hakata iseendalt atraktiivsust ära võtma. Et ma arvan, et see on üks asi, mis on pornol tegelikult väga-väga palju pakkuda. See oli tegelikult ka Jaana mõte selles postituses, kui ta vastas küsimusele, on ju, et ma võtsin see vastuse nüüd ära, laiendasin seda, panin oma nime peale. Ma olen väga nõus Annikaga selles osas, et nagu sa ütlesid, et kui me võtame need pornograafilise pildilise materjali ära, siis ainult nii-öelda katse-eksitusmeetodil ja suhtlemisoskusega võib ka väga kaugele jõuda, aga samas nagu, miks ma ei või kasutada seda natuke lihtsamat teed ja võttagi šnitti, et tundub tore, prooviks ka, et miks mitte. Ja võib-olla just sellise võimaluse ja mitte kohustusena, on ju. Just. Ja rääkides nendest kehade erinevustest, siis ka erinevate füüsiliste puuetega inimestega erinevate pornograafilist sisu on olemas ja nagu seal eriti seda, et mis nagu reaalselt füüsiliselt on võimalik või milliseid abivahendeid kasutades on võimalik seksida, et seda on väga keeruline kuidagi mingisugusel koolitusel või kirjeldavalt lihtsalt inimestele rääkida, et ma arvan, et see on pornograafia väga tänuväärne osa. Absoluutselt, ja kui ma mõtlen kas või sellise rääkimisteraapia peale, on ju, teraapiaruumis ma ei saa mitte kunagi pakkuda sellist validatsiooni, mis on sellel, kui ma näen inimest, kes on selline nagu mina ja ma olen osa vähemusest, on ju, ja ma näen inimest nagu mina nautimas, ma näen inimest nagu mina olemas atraktiivne kellelegi. Sõnad võivad minna, teatava distantsi, on ju, ja ilmselgelt, kui ma ei usuks teraapia efektiivsusesse, siis ma ei teeks seda tööd, mida ma teen. Aga ma annan endale aru, et sellisel representatsioonil on tegelikult teatav validatsiooni aste, mida lihtsalt sõnad, ma ei ole kindel, kas saavad kunagi pakkuda. Võib-olla ka see, et räägime siin väga palju, et pornograafia on selline vägivaldne või sellist vägivaldset sisu, aga teiselt poolt see annab osalt ka inimesele võimaluse, et ta saab oma selle mingisuguse huvi vaadates välja elada ja võib-olla ta ei lähe seda kuskil mujal välja elama, et see, et ma nüüd vaatan mingisugust vägivaldsemat sisu, ei tähenda, et see mu igapäevaseksi elus on kaasas käib. Et see on jälle see siuke, ongi, et nii-öelda erinevate fantaasiate või soovide selline katsetamine, vaatamine. Aitäh, väga palju häid mõtteid. Kas äkki publikul on küsimusi? Palun. Ma hakkasin mõtlema sellele, et kui te rääkisite sellest, et selline animeeritud sisu, selles võib-olla ei ole eetiliselt nii palju küsimusi, aga mis juhtub siis, kui animeeritud sisus kujutatakse lapsi või loomi,
ja sellest edasi ma mõtlesin sellele, et olen ka kunagi seda seksuaaleetika ainet võtnud ja minu arust me mainisime seal sellist asja, et osad inimesed on argumenteerinud, et kuidas pedofiilia vastu saab võidelda, on asendustegevus, kui me teeme eetilist pornograafiat, kus mängivad, nii et need näitlejad on täiskasvanud, aga et me just teeskleme, et me oleme lapsed. Ja siit võib-olla tulebki see, mida veel mainiti siin, et vägivaldne porno on ka justkui asendustegevus sellele, et sa ei tee seda päriselt oma elus. Et siis võib-olla mu küsimus olekski see, et kas, kui me räägime eetilisest lapspornost, kus tegelikult ei ole lapsed, et kas me saame üldse siin nagu sellest eetikast rääkida? No, ma arvan, et siin on vaja nagu uuringuid, et kuidas tegelikult nagu kas animeeritud, ütleme nii lapseporn, kuidas see animeeritud lapseporno nagu mõjutab pedofiilide oma nagu seksielu, et sest siin on, need uuringud on väga raske, ma arvan, väga raske nagu läbi viia. Nii et nagu, aga põhimõtteliselt see mõte nagu, esimene mõte on, et on väärt uurida, kas animeeritud ja võib-olla see on juba natukene keerulisem, aga kas realistlik ka lapseporno võib või millised mõjud tal võib olla just nimelt pedofiilide nagu käitumise mõttes, kas see on hea, ütleme nii, outlet, mille abil ja nad ei otsi just seksi tegelike lastega, jah, et kindlasti on väärt uurida, et peame ületama nagu võib-olla selle just kas tabu või ma ei tea, kuidas seda nimetada, et selline asi on võimalik tegelikult. Ja vägivaldse seksi puhul ka seda sama. Ja. Aitäh väga provokatiivse küsimuse eest. See küsimus on provotseerinud ka akadeemilisi ringkondi päris pikalt. Ma alustaks sellest kohast, et ma kindlasti tahaksin nüüd tuua selle erinevuse sisse, et inimesed, kes panevad toime lastevastaseid seksuaalkuritegusid ja pedofiilid, see ei ole sama asi. Me teame seda, et tõenäoliselt enamus lastevastastest seksuaalsetest kuritegudest ei ole toime pandud pedofiilide poolt ehk inimeste poolt, kellel on päriselt eelistus, seksuaalne eelistus laste suhtes, vaid tegu on ühe vägivalla vormiga. Ma lihtsalt tahan selle siia kõrvale tuua enne, kui ma hakkan sellele laiemale küsimusele vastama. Väga adekvaatselt minu arust sa tõid välja selle, et tänu sellele, et seda on nii raske uurida, ka juba eetiliselt, siis me tegelikult ei tea neid mehhanisme, mis seal tööle hakkavad. Et on inimesi, kes argumenteerivad just seda, et just kui sellise markeeritud või näiteks tänasel päeval AI poolt loodud pornograafia või siis näiteks ka on ju selliste seksnukkude kasutamine, et see just kui desensitiseerib ja aitab inimestel oma selliseid psühholoogilisi blokke tegude toimepanemiseks just kui nagu inhibeerida või alla suruda. Või siis ka ületada, on ju, ja on inimesi, kes siis võib-olla argumenteerivad pigem seda mehhanismi, et ta aitab justkui või toetab seda, et me saame sellisest kuidagi oma sellise soovi või vajaduse rahuldatud. See, kumba mehhanismi pidi see päriselt tööle läheb või et kas seal on sellised süstemaatilised erinevused, me tegelikult lõpuni tõenduspõhiselt, nii palju kui ma viimati sinna sukeldusin akadeemiliselt, minu arust need tulemused ei ole nii ühesed just tänu sellele, et seda on
väga-väga raske uurida ja noh, ma arvan, et sellega me oleme kõik nõus, et nagu toota lapspornot ei ole eetiline mitte ühestki nurgast, on ju. Et pigem me siin räägimegi sellisest kas siis arvuti poolt genereeritud mingisugusest sisust või siis selliste nukkude kasutamisest. Et siis kui mult on küsitud mingit seisukohta, siis tavaliselt ma ka nagu toon need 2 poolt välja ja ma näen seal sellist võimalust toetada inimesi just võib-olla mitte käituma, kas või kui palju ja mis kontekstides see toimib ja mis kontekstides see ei toimi. Me tegelikult lõpuni ei tea. Sest me kõik tahaksime ju lõppkokkuvõttes kaitsta lapsi, on ju. Aga et mis see reaalsus seal on, eks me praegu vaikselt siin erinevat pidi ka erinevates riikides seda ka katsetatakse, on ju. Et kuidas toetada just nimelt inimesi, kellel võib-olla on sellised eelistused ja eriti kontekstis, kus võib-olla see on nende jaoks ainuke selline seksuaalne eelistus, on ju. Et kui me näeme, et see ei ole nii rigiidne, siis see töö on tunduvalt kergem, et toetada inimest, aga et kui see on väga selline rigiidne eelistus, et mis siis saab, sest me teame, et on ka näiteks kogukondi inimestest, kes identifitseerivad ennast kui pedofiilid, aga just mitte toime panevad pedofiilid ja kuidas nad üksteist toetavad selleks, et võib-olla ära hoida sellist käitumist. Aga jällegi, kui me nüüd võtame selle, et inimene kas või poolavalikult julgeb sellist asja tunnistada, milline stigma sellega võiks kaasas käia, on ju. Et selles mõttes see on nii tohutult laetud teema, kuni selleni välja, et päris palju ka on räägitud sellest, et kuidas võib-olla toetada ka psühholoogilise toe mõttes neid inimesi, on ju. Sellepärast, et päris paljudes riikides on ikkagi see kohustus, et kui on hinnang, et inimene võib midagi toime panna, peaks justkui teatama. Kui inimene teab, et teda võidakse teatada, siis ta tõenäoliselt ei otsi abi. Ja mingites riikides me teame, et on juba katsetatud selliseid anonüümseid teenuseid ka, sealhulgas Soomes, kui siis inimesed saavad täiesti anonüümselt siis ühendust võtta just selleks, et saada tuge. Selles osas, et võib-olla toime tulla ja elada siiski võimalikult täisväärtuslikku elu, aga mitte toime pannes tegusid, mis otseselt oleksid siis kellegi vastane seksuaalne vägivald. Väga palju huvitavaid mõtteid tänase õhtu jooksul. Aitäh! Ja võib-olla võib publikule ka öelda aitäh! Ma arvan, et saame siit palju häid mõtteid kaasa võtta, võib-olla edasi mõelda, võib-olla veel kunagi tulevikus kokku tulla. Ja ma arvan, et sellega me võime õhtu lõpetada. Jah. Aitäh! Aitäh!